Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kindlasti oled kogenud oma elus ülevaid hetki, mil oleks tahtnud öelda, oo peatu aeg. Kuid aeg ei peatunud, helgemadki tunnid asendusid halli argipäevaga. Mis on siis nende hetkede tähendus meie eludele ja kuidas seda tähendust hoida? Täna kuulemegi ühest sellisest elamusest Jeesuse ja tema jüngrite elus. Evangelist Mattus kirjutab sellest oma evangeeliumi 17. peatükis 1.9. salmis. 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees, ta pale säras otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus ja näe, Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 lehtmaja, sinule 1 ja Moosesele 1 ja Eeliale 1. Kui ta alles rääkis, ennäe, helenda pilv varjas neid ja ennäe, hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid, ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. See lugu algab tõdemusega, et 6 päeva on möödunud eelmistest sündmustest. 6 päeva on töönädal, millele järgnes hingamispäev. Päev täis rahu ja Jumala ligiolu. Jeesus võtab sellel päeval oma lähemad sõbrad Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ja viib nad kõrgele mäele. Jüngrid on väsinud, tõus on raske, kuid korraga muutub kõik. Mattus ütleb, ja ta muudeti nende ees, ta pales äras otse kui päike ja ta rõivad said valgeks otse kui valgus. See ei ole enam see Jeesus, kellega nad olid nädalaid tolmuseid teid kõndinud. See on Jeesus oma taevases, kuninglikkuses ja hiilguses. Ta särab nagu päike. See sümboliseerib kõrgemaid autoriteeti. Ta riided on valged, see viitab puhtusele ja ülestõusmise kirkusele. Korraga saavad jüngrid aru, et Jeesus ei ole lihtsalt nende õpetaja sõber, ta on Jumala poeg, kes on olnud aegade algusest peale. Ja ta ei ole üksi. Äkki ilmuvad Mooses ja Eelia, kes räägivad temaga. Need 2 on nende rahva ususambad. Mooses seadusandjana ja Eelia prohvetina. Nad on seal, et tunnistada. Jeesus on see, kelle tulekut muistsed pühad kirjad olid kuulutanud ja rahvas pikisilmi oodanud. See oli jüngrite jaoks uskumatu nii-öelda vau-efekt. See oli nende vaimuliku elu kõrghetk. Ja mida tegi Peetrus? Ta satub vaimustusse ja pakub välja plaani. Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 lehtmaja. Sinul 1 ja Moosesel 1 ja Eelial 1. See on inimlikult mõistetav ettepanek. Tuleb kuidagi tuttav ette.
Iga kord, kui oleme kogenud erilist Jumala teenistust, kontserti või imelist vaikset hetke looduse rüppes, tahaks seda hetke kuidagi jäädvustada. Tahaks ehitada nende imeliste kogemust ümber oma väikese pühamu ja jäädagi sinna elama. Me oleme väga sarnased Peetrusega. Meiegi tahaksime Jumala kohalolu kuidagi raamidesse panna, konserveerida. Me tahaksime neid elamusi kuidagi tähistada. Aga Jumal vastab pimestava valgusega. Samal ajal kui Peetrus alles oma ehitusplaanidest räägib, katab neid helendav pilv. Vanatestamendi tundjale oli see selgeks märgiks, et see on Jumala ligiolu pilv Shehina, mis juhtis Iisraeli kõrberännakul ja kattis Siinai mäge, kui Mooses kohtus seal Jumalaga. Ja sellest pilvest kostub Jumala hääl, mis ütleb, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Teda kuulake. Pane tähele, Jumal katkestab Peetruse plaanid ja tema sõnum on lihtne. Sellel mäele pole vaja mingeid hooneid ehitada. Jeesust ei ole vaja panna ritta teiste suurkujudega. Jeesus on ainulaadne, ta on Jumala poeg. Niisiis kõige tähtsam jüngrite jaoks polnud see, mida nad olid näinud ja läbi elanud, vaid sõnum, teda kuulake. See on nende Jeesuse õpilaste usu täiskasvanuks saamishetk. Elamused ei ole tingimata halvad. Jumal ei laida Peetruse ehitusplaani otse maha, vaid näitab talle selliste imeliste hetkede sügavamat tähendust. Võimsad vaimulikud elamused on nagu eesseisva teekonna väravad. Jumal ütleb, kuulake Jeesust. Meid kutsutakse kuulama häält, mis juhib meid erakordsete elamuste väravast teekonnale. Nii kutsutakse meid täna fokusseerima oma tähelepanu vaimulikelt elamustelt Jeesuse järgimisele ja tema sõnadele. Aga jüngrid on hirmul. Nad langevad silmili maha, sest Jumala pühadus on aukartust äratab. Kuid kõige olulisem on siiski see, mis juhtub järgmisena. Mattus kirjutab, ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. Kui kõik eelnev on ülev, aga samas ka hirmutav, siis nüüd astub Jeesus oma õpilaste kõrvale, puudutab neid ja julgustab neid. Tõuske üles ja ärge kartke. See näitab Jeesuse südant. Ta on küll kuningas, kes särab jumalikus aus nagu päike, aga ta on ka see, kes tuleb meie kartuste keskele, paneb käe sinu ja minu õlale ja ütleb, ära karda. Ja kui jüngrid nüüd silmad tõstavad, ei näe nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Mooses on kadunud, Eeli on kadunud, alles on vaid Jeesus. Temast piisab, et usus edasi kõndida. Lugu lõpeb sellega, et nad tulevad mäelt alla ja Jeesus keelab neil sellest, mis nad olid läbi elanud, rääkida. Miks? Sest sellised tipphetked on vaid ettevalmistuseks raskeks teeks, mis ees seisab. Ees seisab aga Jeesuse kannatused, rist ja lõpuks ülestõusmine. Hea sõber, tänane evangeelium ütleb meile, me ei saa mäele jääda, me ei saa elada ainult vaimulikest kõrghetkedest. Need on küll vajalikud, kuid tegelik teekond õnnistegijaga, keda tasub kuulata, alles algab siit. Tänagi usuteed kõndides küsime endalt, issand, mida sina tahad nüüd mulle öelda? Palvetagem. Issand, sa näed, et meie ootused on vahel kõrgemad, kui kanda suudame. Aita meil mõista sinu tahet ja sinu teed maailmas, kus tipphetked vahelduvad alli argipäevaga.
me täname, et sa tänagi oled meid puudutanud ja julgustad. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.